regionaalarengu meetmed, linnaliste piirkondade arendamine ja piirkondliku ettevõtluse konkurentsivõime tõstmine ja kohalike teenuste arendamine. Nii et annan sõna kolleegile Rahandusministeeriumist. Katrin, ole hea. Ja tere ka minu poolt. Mina olen Katrin Orgusaar Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonnast ja räägin siis regionaalarengu meetmetest. Regionaalarengu meetmed uuel perioodil siis on seotud maakonna arengustrateegiatega, kus maakonna arengustrateegiates on siis piirkonna väljakutsed ja tulevikuvaated ja siis need projektid ka on nendega seotud. Ja teiseks regionaalarengu meetmete rakendamisel kasutatakse sellist alt üles rakendamist, kus siis piirkonnad, maakonnad koha peal ise otsustavad, milliseid projekte teha. Ja ma siis räägin järgemööda meie erinevatest meetmetest, kõigepealt jalgrattameetmest, siis VKE-de ettevõtluse meetmest Kagu-Eestis, siis linnapiirkondade arendamise meetmetest ja siis regionaalse ettevõtluse ja kohalike teenuste meetmest ja lõpuks ka natukene õiglase ülemineku meetmest. Kõigepealt siis kohalike omavalitsuste investeeringud jalgratta või jalgteedesse. Selle eesmärk on siis suurendada jalgrattaga ja jalgsi liikujate osakaalu ja siis võimaldada omavalitsustel, siin on mõeldud just väljaspool Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondi omavalitsusi, teha ära need teelõigud, mis on vajalikud tööle, lasteaeda, kooli, teenustele ligipääsuks. Ja RRF-ist 5 miljonit euro ulatuses taotlusvoor on juba läbi viidud ja selle osas tehakse viimaseid otsuseid. Aga tuleb jätk sellele meetmele ühtekuuluvusfondist 20 miljoni euro ulatuses, mis siis avaneb järgmisel aastal. Ja selles meetmes on plaanis 2 taotlusvooru. Taotlejaks saavad iga omavalitsus ühe projekti teha. Maksimaalne toetus 500 000 eurot ja minimaalne 50 000. Ja omavalitsuste finantseering on siis vastavalt kas 30 või 60%, see sõltub omavalitsuse tuludest ja omavalitsuse suurusest, elanike arvust. Ja siis nende meetmete lõpuks tulemuseks ootame vähemalt 76 kilomeetrit jalgratta või jalgteid ja siis vähemalt 600 000 kasutuskorda aastas. See tähendab, et kes toetust saavad, siis peavad ka loendama neid kasutuskordi. Järgmisena ma räägin Kagu-Eesti ettevõtluse arengutoetusest, mis on suunatud Põlva, Valga ja Võru maakonna väike- ja mikroettevõtetele. Et siis aidata luua Kagu-Eestis mitmekesisemaid töövõimalusi, toetada ettevõtteid. Ja siin toetatakse just tootlikke investeeringuid, kas siis olemasolevate teenuste ja toodete edasiarendamist või uute toodete ja teenuste väljaarendamist või siis digitaliseerimist, mehhaniseerimist. Ja sellest saavad toetust vähemalt 2 aastat tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad ja meetme maht on 7,5 miljonit eurot. Ja toetusprojekti kohta minimaalselt 10 000 eurot, maksimaalselt 50 000 ja omafinantseering on veel täpsustamisel. Meede loodame avada kas siis selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses. Ja siis selle meetme raames soovime toetada vähemalt 135 ettevõtjat ja siis ootame tulemuseks ka seda, et vähemalt 95 väikeettevõttes on töötaja kohta kasvanud lisandväärtus. Järgmisena räägin linnapiirkondade meetmetest, mis võib-olla Tallinnat kõige rohkem puudutavad. Esiteks nutikate lahenduste toetamine linnapiirkondades. Selle meetme sihtpiirkonnad on kõik suuremad linnapiirkonnad, Tallinn, Tartu, Pärnu ja Ida-Virumaa linnapiirkonnad ja see tähendab siis keskuslinn ja sellega siis tihedalt seotud tiheasustusala.
ja selle meetme eesmärk on siis võtta siis linnapiirkondades kasutusele innovaatilised linnakeskkonna kvaliteeti parandavad digi- ja rohelahendused. Ka eelmisel perioodil oli meil linnapiirkondade meede, et kui mõne näitena tuua varasemalt toetust saanud selliseid digilahendusi, siis on üks on bussipeatustes need, mis näitavad, mitme minuti pärast buss saabub, või siis Tartu rattaringluse projekt. Ja toetatakse ka rohelahendusi. Ja toetuse saajaks võivad olla suuremate linnapiirkondade kohaliku omavalitsuse üksused, ettevõtted, teadus-arendusasutused ja mittetulundusühendused. Ja meetme maht on 12 miljonit. Projekti kogumaksumus minimaalselt 250 000 eurot ja toetusprojekti kohta maksimaalselt 1 miljon eurot ja omafinantseering 30%. Ja siis selle meetme projekti valik läheb välja nii, et linnad on koostanud maakonna arengustrateegia ühe osana linnapiirkondade strateegia, kus on siis kirjas, mida oleks vaja teha, mis on kitsaskohad, mis on lahendused. Ja siis linnade juures ja siis toimub taotlusvoor ja siis linnapiirkondade, linnavalitsuste juures enamasti siis on valikukomisjonid, kus valitakse välja projektid, koostatakse investeeringute kava põhinimekirjaga ja reservnimekirjaga ja kes on seal nimekirjas, siis saavadki hakata oma projektile toetust taotlema. Nii. Teiseks meil on eraldi veel Ida-Virumaa linnapiirkondade arendamise meede, mille sihtpiirkonnaks on Ida-Virumaa linnapiirkonnad. Ida-Virumaa linnad saavad ka sellest eelnevast meetmest teha neid digi- ja rohelahendusi, aga kuna seal on probleem linnaruumi kaasajastamisega ja elumajade tühjenemisega, siis sellest on eraldi meede, kus on võimalik siis teha neid linnaruumi projekte, vaba aja kultuuriobjektide renoveerimist või säästva liikuvuse arendamist või siis elamufondi arendamise pilootprojekte. Ja taotlejaks saavad olla siis Ida-Virumaa omavalitsused, ettevõtted, teadus-arendusasutused ja mittetulundusühendused. Ja meetme maht on 2,35 miljonit eurot ja projekti kogumaksumus minimaalselt 250 000 ja maksimaalne piir puudub, omafinantseering jällegi 30%. Ja tulemusteks ootame sellel meetmel siis projektiga kaasatud investeeringute maht vähemalt 1,3 miljonit eurot ja siis avalikust linnaruumist kasu saanud elanikke vähemalt 82 000. Ja linnapiirkondade meetmed avanevad siis erinevates linnades erineval ajal, olenevalt sellest, kui kiiresti linnad ise valmis on ja siis kõige varasemalt selle aasta lõpus. Järgmisena ma räägin meetmest atraktiivne piirkondlik ettevõtlus ja elukeskkond. Selle meetme raames me näeme selliseid vähemalt ühe maakonna mõjuulatusega projekte ja mis on siis kajastatud maakonna arengustrateegia tegevuskavas. Ja selle meetme sihtpiirkonnaks on kogu Eesti territoorium, välja arvatud Harju maakond ja Tartu linnapiirkond. Ja selle meetme eesmärk on siis anda võimalus teha selliseid projekte, kus siis arendatakse piirkonna spetsiifilist ettevõtlust, siis soodustada kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomist ja ka arendada kliendi vajadustest lähtuvaid terviklikult läbimõeldud avalike teenuste võrgustikke. Ja siin on ka loetletud need erinevad projektid, mis võivad siis olla, kas need siis on kas ettevõtlusega või ettevõtluskeskkonna arendamisega seotud või teenuste arendamisega seotud, kas siis
ka koostöökeskuste, tööstusalade, kaugtöökeskuste, regionaalsete kompetentside keskuste projektid mahuvad siia või ka siis selliste ühe maakonna või mitme maakonna ulatuses teenuste võrgustike projektid või ka terviklike turismipiirkondade arendamise projektid. Ja selle meetme osas on meil kõigi maakondadega juba toimunud konsultatsioonid, kus me oleme arutanud erinevaid projekti ideid ja maakondadele on ka tagasiside antud. Ja selle meetme taotlejad saavad olla üksik omavalitsus ei saa olla taotleja, kas siis maakondlikud arenguorganisatsioonid, avalik-õiguslikud ülikoolid või kutsehariduskeskused. Ja meetme maht on 83 miljonit ja raha jaotus on 4 maakonna vahel või piirkonna vahel: Kesk-Eesti, Kirde-Eesti, Lääne-Eesti ja Lõuna-Eesti. Ja siis hindamiskomisjonid toimuvad ka siis vastavalt nendes piirkondades. Ja hindamiskomisjonides on siis erinevate osapoolte esindajad, nii ettevõtjate esindajad, mittetulunduste ühenduste esindajad kui ka omavalitsuste esindajad. Ja maksimaalne toetus selles meetmes on 3 miljonit ja minimaalne 700 000. Ja selles meetmes, kuna selliseid suuri projekte, koostööprojekte on keerulisem teha, on omafinantseeringu määr väiksem kui teistes meetmetes 25%. Ja siis selle meetme lõpuks me ootame vähemalt 20 terviklikult arendatud teenuste võrgustikku või siis vähemalt 9,3 miljonit erasektori investeeringuid, mis täiendavad avaliku sektori toetust. Ja siis ka ootame vähemalt 60 organisatsiooni, kes on siis kasu saanud nendest projektidest. Järgmine meede on kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused. Ja selles meetmes toetatakse maakonna arengustrateegia eesmärkidest lähtuvat omavalitsuste avalike teenuste arendamist. Ja eesmärk on siis parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, korraldada siis teenuseid kaasaegselt, arvestades elanikkonna vananemist ja vähenemist ja siis soodustada omavalitsuste koostööd teenuste osutamisel. Ja sihtpiirkond on kogu Eesti territoorium, välja arvatud Tallinna ja Tartu linnapiirkond. Ja siis ongi siin, toetatakse siis erinevaid avalike teenuste arendamise projekte, nii investeeringuid kui pehmeid tegevusi, piirkondliku vee-ettevõtte arendustegevusi ja investeeringuid ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks. Siia meetmesse sobivad ka avaliku linnaruumi arendamise projektid ja teised projektid, mis tulenevad siis maakonna arengustrateegia eesmärkidest ja sobivad siis meetmega kokku. Ja siin saavad toetuse saajaks olla ka omavalitsused, lisaks siis sihtasutused ja MTÜ-d, kui projektis kavandatud tegevused vastavad nende organisatsiooni eesmärkidele. Selle meetme maht on 70 miljonit, toetusprojekti kohta 400 000 kuni 1 miljon eurot ja siin on omafinantseering Kagu-Eesti maakonnas ja Ida-Virumaal minimaalselt 30% ja teistes maakondades 40%. Ja siis selles meetmes me ootame vähemalt 20 terviklikult arendatud teenuste võrgustikku ja ka siin ja siis ootame vähemalt 44 projekti, milles uuendatud korraldusega teenustega seotud pinnakasutus või halduskulud vähenevad vähemalt 20%. Ja siin ootame ka integreeritud projekte. Integreeritud projekt tähendab seda, et kas on integreeritud erinevad valdkonnad, et näiteks majandus ja keskkond või erinevad piirkonnad, näiteks mitu omavalitsust koostöös või erinevad sihtrühmad, et projekti on kaasatud nii omavalitsuse inimesed kui näiteks riigisektori või mittetulundusühenduse inimesed. Nii. Siis järgmisena ma räägin kohalik ja regionaalne arendusvõimekus. Et kõiki neid suuri projekte ette valmistada, ongi meil selline meede, mis juba on avanenud 20. septembril
kust on siis võimalik taotleda toetust uuringute või analüüside läbiviimiseks, ekspertide palkamiseks, koolitustel osalemiseks. Ja siin on sihtpiirkond kogu Eesti. Toetuse jaotus on ka igal maakonnal oma summa. Ja toetuse saajaks võivad olla omavalitsused, maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liidud ja maakondlikud arenduskeskused. Ja selle meetme toetuse maht on 2 miljonit ja ka siin peavad toetuse saajad panema oma finantseeringu vähemalt 30%. Ja siin ootame siis lõpuks 100 projekti ja samuti, et ka siin oleks siis see integreerituse komponent sees, et kas tehakse siis kellega koostöös või erinevaid sektoreid vaadatakse koos. Nii et see meede on siis juba avanenud ja on ka juba esimene taotlus laekunud. Ja siis kohaliku regionaalse arendusvõimekuse raames me jätkame ka keskselt koolitus-arendustegevuste läbiviimist, nii nagu ka lõppeval perioodile, kus meil olid pikemaajalised koolitusprogrammid omavalitsuste arendustöötajatele, omavalitsusjuhtidele, et nüüd lähiajal kavandame omavalitsuste finantsspetsialistidele ja eraldi koolitusprogrammi ka Ida-Virumaale. Ja meie sihtrühmaks siis selles ongi omavalitsuste töötajad, valla- ja volikogu liikmed, valla- ja linnavalitsuse liikmed, omavalitsuste liidu töötajad, maakondlike arenduskeskuste töötajad ja kui vajadus on, kui on sellised teemad, mida on vaja arutada või õppida koos mittetulundusühenduste või riigiasutustega, siis ka nemad on koolitusel sihtgrupp. Ja siis selle meetme maht on 1,5 miljonit ja siis kogu perioodi jooksul plaanime teha 20 programmi ja koolitada 2000 osalejat. Ja sellest meetmest rahastame me ka selline veebileht nagu minuomavalitsus.ee, selle veebirakenduse edasiarendamist. Ja kõige lõpuks ma räägin lühidalt siis õiglase ülemineku fondist rahastame 2 meedet Ida-Virumaale. Esimene on Ida-Viru KOV investeeringud ülemineku mõjude leevendamiseks, kuna põlevkivist loobumise tagajärjel on palju inimesi töötud, siis ongi see toetus ette nähtud omavalitsustele, et teha siis selliseid investeeringuid, kas siis puhta energiatehnoloogia kasutuselevõtuks või investeeringud taastuvasse energiasse või mahajäetud tööstusalade taastamisse või ringmajanduse teemadesse. Ja seal saavad taotlejaks olla siis Ida-Virumaa omavalitsused või siis nende koosseisu kuuluvad asutused. Ja siis Ida-Virumaa omavalitsuste liit koostab investeeringute kava ja meetme maht on 15 miljonit. Ja see meede siis avaneb järgmisel aastal. Ja teine meede Ida-Virumaa õiglase ülemineku fondist on piirkondlik algatuste toetus õiglaseks üleminekuks, kus see toetus on mõeldud siis kogukondadele ja kodanikuühendustele selliste piirkondlike algatuste elluviimiseks, mis siis aitavad seda kliimaneutraalsusele üleminekut, et võimalik on teha siis haridus- ja sotsiaalse kaasamise projekte, keskkonnateadlikkuse, ringmajanduse projekte või siis erinevaid projekte noortele ja selles saavad siis toetuse saajaks olla Ida-Virumaal tegutsevad sihtasutused, mittetulundusühendused ja avalikud õiguslikud isikud. Ja meetme maht on 16,7 miljonit. Ja seal on siis võimalik teha nii suuremaid investeeringuid, ka siis väike projekte, väiksemahulisemaid. Ja siin on minu kolleegide kontaktandmed, kes kõik neid meetmeid praegu usinasti ette valmistavad.
hästi kiire tööaeg on, kuna enamus soovime avada kas juba selle aasta lõpus või siis järgmise aasta alguses ja kelle poole võib siis pöörduda küsimustega. Ja siis on minu poolt kõik. Aitäh sulle, Katrin. Kas on küsimusi? Nii, ma toon kohe mikrofoni. Ja tere, Irma Tallinna linnast. Mul on küsimus selle meetme kohta, mis on 12 miljoni ulatuses nutikate lahenduste toetamine linnapiirkondades. Et te mainisite, et seal tuleb projektidest investeeringute kava põhi ja reservnimekiri. Et tavapäraselt linnalises meetmes on see koostöös rõngas valdadega, kes meil siin ümber ka Tallinna läheduses on, aga kuidas selle puhul on, kas seal kuidagi panete teie selle nimekirja kokku või mismoodi see kujuneb, see põhi ja reservnimekiri? Ikka koha peal on linnas, ma saan aru seal Tallinna linnas komisjon, kes siis, kus on ka erinevad osapooled, ma saan aru, ja valitakse siis projektid välja. Aitäh, nii. Kas on veel küsimus? Nagu ma alguses ütlesingi, et sellel perioodil on see projektide valimine on koha peal, et me keskselt nagu ei vali projekte. Veel küsimusi? Ei paista vist olemat. Aitäh sulle, Katrin. Nii, aga sellega saabki meie tänane päev tõtt-öelda, saabki tänane päev läbi, et aitäh, et te jaksasite vastu pidada õhtuni. Tegime teile kiire ülevaate sellest, kuhu uuel perioodil eurotoetused lähevad. Kontaktid on siin slaididel, kui teil tekkis mingites teemades küsimusi või tahate veel kontakteeruda nende inimestega, kes kirjutavad toetuse andmise tingimusi, et nad veel võib-olla mõnda aspekti peaksid täiendavalt arvestama või tahate nendega kokku saada ja midagi veel arutada. Ja slaidid, nagu ma ütlesin, paneme struktuurifondide kodulehele, tänased esitlused ka salvestati, nii et need tulevad samamoodi veebi, saate veel üle vaadata. Aitäh teile tänase päeva eest, ma loodan, et teil oli tore siin loomaaias, muidu see maja on ka saanud toetust struktuurifondidest, nii et tulge siia tagasi, tulge pere ja lastega ja kohtumiseni järgmistel kordadel, kirjutage ja joonistage meile. Head õhtut!